iga 2 aasta tagant teeb Olvi Grupi üles töötajate suurt rahulolu küsitlust. Ja meil oli selle küsitluse kõige nõrgemateks kohtadeks viimastel aastatel kogu aeg on olnud nagu tootmise allüksus, aga see on päris suur allüksus, seal on meil üle 200 töötaja. Ja seepärast me otsustasime just nimelt peale sinu koolitustalal otsustasimegi, et seda asja võiks proovida reaalses elus, et kas see siis tegelikult midagi ka nagu muudab. Ja tänasel päeval me oleme seda rakendanud natukene üle aasta. Ja just hiljuti oli meil, oligi jälle üle Olvi Grupi ülene töötaja rahulolu küsitlus ja tegelikult me näeme ikkagi väga suuri muutusi. Et just nimelt see tootmise allüksus, mis ennem oli nagu rahuldaval rahulolu tasemel, selle reiting on tõusnud 2 punkti võrra, mis on nagu isegi 2,5 punkti võrra, mis on nagu väga tugev nagu liikumine, et nüüd on ta meil A+, mis tähendab hea pluss taset, ja ma julgen nagu kindlalt väita, et selle rahulolu tõusu taga tegelikult on olnud just nimelt see Q12 meetod, mida me oleme rakendanud. Ja ma arvan, et me oleme vist, kui me ei eksi, oleme vist esimene tootmisettevõte, kes nii laial skaalal üldse on nagu seda julgenud nagu ette võtta. Ja mina julgen küll kindlasti nagu öelda seda, et Q12 on meie ettevõttesse tulnud selleks, et jääda ja me kindlasti läheme sellega edasi. Et selles suhtes on see asi nagu olnud ikkagi päris põnev nagu teekond ka kõigile juhtidele, et kes on avastanud ja teada saanud väga palju sellest, et mida tegelikult inimesed arvavad ja mõtlevad ja mis on ka nende arvamused ja mõtlemised selle koha pealt, et kuidas me võiksime oma tööd paremini korraldada, eks ju. Ja mis on tähtis. Suhe juhiga on läinud paremaks, on tulnud ka, tänu sellele on tulnud ka meil inimeste vahetusi, on ka välja tulnud tegelikult sellised, kuidas me ütleme, tilgad või tõrvatilgad meepotis, et kui muidu on see õhkkond ja keskkond väga hea, et tegelikult on ka aru saadud, kuidas üks inimene võib tegelikult seda keskkonda nagu rikkuda. Ja ega siin ka selle teada saamisega on midagi nagu teha, et kas selle inimesega rääkida, eks ju, või kui rääkimine ei aita ja see ei aita selle kurdu rääkimine ei aita inimese käitumist muuta, siis tuleb sellel inimesel leida parem seltskond, kellega koos töötada, eks ju, aga on olnud seda ühtepidi kui ka teistpidi, on olnud neid inimesi, kellega rääkimine on väga hästi aidanud ja tänu sellele on muutunud see tööõhkkond oluliselt paremaks, eks ju, on olnud ka inimesi, kellega rääkimine pole aidanud, kes on välja vahetatud ja tänu sellele on ka muutunud tööõhkkond paremaks, eks ju, nii et tegelikult on see on ka tegelikult väga hea nagu ju tagasiside saamise nagu meetod, et sa saaksid aru, et mis tegelikult sinu tööd, eks ju, takistavad. Et see oli nagu kõik nagu üheks rusikaks nii-öelda kokku kootud, et ja nii-öelda kahepäevase koolitusega me tegelikult saimegi enda kätte nagu lihtsasti hoomatavad nagu tööriistad, millest alustada inimeste keskset juhtimist.